Kolmandat aastat viib Swedbank läbi koostöös teiste Balti riikide ja Rootsiga uuringud, kus vaadeldakse inimeste teadmisi ja finantsvõimekust, mille põhjal koostatakse finantstervise indeks. Millest siis koosneb finantsvõimekus, et seal me just hindame inimeste igapäevaseid rahaasju, kas see on tasakaalus, kas on olemas säästupuhver, kui pikaks ajaks see säästupuhver on loodud, siis et kas on olemas turvavõrgustik, on need erinevad kindlustused, näiteks testament, kas on tehtud, et kui midagi ootamatult juhtub, et kuidas siis inimesed hakkama saavad. Lisaks sellele, kuidas on laenudega lood, et kas on laenatud nii, et mõistlikult või pigem nii, et on väga keeruline nende laenudega hakkama saada. Aga kus siis Eesti sellel real paigutub, et kui mängus on ka Läti, Leedu ja Rootsi? Eestiga on väga hästi juba, et finantstervise indeksist lähtuvalt on siis tegemist juba hea finantstervisega, samamoodi Rootsis ka, aga Lätis, Leedus on tegemist haavatava või pingelise finantstervisega. Küll aga võib-olla on rõõmustada natukene veel vara, et siiski 45% ka Eesti rahvast kuulub siis haavatava või pingelise finantstervise hulka. Mari-Liis Jäägeri sõnul on Eestis väga suur töö ära tehtud nii lasteaia kui kooliõpetajate poolt, kellele on töö lihtsustamiseks koostatud õpik ja töövihik. Ka Pärnu õpetajate mentorklubi õpetaja Hanna Kuldsaar-Sarv on rahatarkuse entusiast, kes leiab, et mida varem lapsele raha maailma tutvustada, seda parem. Õige hetk on nii, kui laps hakkab aru saama maailma asjadest, ehk siis selles suhtes, et lihtsate meetodiga juba alustada toidupoes näitamaks, et mis asjad maksavad ja asjad üldse maksavad. Naine on kogenud õpetaja, kes pöörab erilist tähelepanu erivajadustega abivajajatele ja lastele. No see on vägevam väljakutse, ütleme nii, et nõuab rohkem läbimõtlemist, aga täiesti teostatav, et mul on endal erivajadustega laps. Näen juba, et on aru saama. Kuna meil on elukestev õppe, siis kõik asjad võiksid tulla nii, et oleks tore ja motiveeriv õppida ja areneda. Ettevõtja Kadri Kaasik nägi oma laste pealt, et lasteaedades peaks rahaga ümberkäimist õpetama ja pani ise õla alla. Minu lapsed on praegu siis 5 ja 1. Ja eks see rahatarkuse õppe tuligi mu enda motivatsioonist, kuna ma ise on enamus ajast ikkagi kas ettevõtja või investor, siis ma mõtlesin, et kuidas siis minu enda lapsed rahatarkust või ettevõtlust õpivad, kui nad enamus päeva on lasteaias. Ja sealt tekkiski motivatsioon, et ma viin siis kõik õpetajad lasteaeda neile seda rahatarkust õpetama. Ja nii alustasimegi, viisime enda lasteaeda, huvikooli ja siis nii üle Eesti ja teistesse linnadesse ka.